Mulle ei meeldi keelamised, et ma ei ole ka siin selleks, et nüüd inimesi hirmutada, eks. 102-aastane mees käis oma 79-aastase tütrega käis vastuvõtul. Ta ütles, et teate, mina umbes 50. eluaastast hakkasin iga õhtu võtma väikse pitsi konjakit. Naised 1 klaas veini päevas, mehed 2 klaasi veini päevas. Et seda peetakse mõõdukaks tarbimiseks ja siis Eestis tekib see probleem, et juuakse lihtsalt üle. Südame tervise jaoks on küllalt veenvalt näidatud, et on nii-öelda positiivsed toimed. Aga on teine suur probleem ja eriti puudutab see just ka naisi. Vähk ja rinnavähk. Eestis keskmine tervena elatud aeg on 58 aastat. See on ikka vähe ju. Muidugi vähe. Väga vähe. Ja et kui sa võtad, et Prantsusmaal on, Itaalias on see üle 70. Kas see on ka võib-olla põhjustatud sellest, et me lihtsalt joome liiga palju? Tere, armas naine, meie oleme Kaidi ja Brit ja täna me räägime alkoholist. Ehk siis tänane episood on mõeldud ennekõike nendele naistele, kellele meeldib veinitada või vahel juua või siis tihti juua mõned väga head kokteilid. Et meie podcasti ühes väga populaarses episoodis rääkis Liis Orav sellest, kuidas perimenopausis või menopausis naistel võib järsku üleöö läbisaamine alkoholiga muutuda probleemseks. Olen seda omal nahal kogenud. Brit, kuidas sinuga on? Ikka olen kogenud, et kuidagi enam nagu ei taha juua alkoholi või kuidagi on ebamugav. Minu suhe alkoholiga on selline suhteliselt vaba, et ma naudin vahel klaasikest, aga kindlasti ma ei tee seda iga päev, mul ei ole sellist harjumust ja vahel saab ka 2 klaasikest toredas seltskonnas võetud. Aga just nimelt ma olen ka ise märganud seda, et nüüd olles 54, ma ei talu enam alkoholi nii hästi. Aga et ikkagi siis aru saada, et milline mõju alkoholil regulaarsel tarvitamisel meie kehale ajul on. Me oleme selleks kutsunud endale appi ühe väga ägeda inimese, kes on selles vallas väga teadlik. Aga tegelikult härra Toomas Toomsoo on neuroloog ja ta on väga palju kõnelenud sellest, et mismoodi meie aju üldse mõjutab alkohol ja kuidas see meie elu igas erinevas vanusetapis mõjutab. Nii et tere tulemast, Toomas, ja me pöörduksime tõesti sinu poole selle küsimusega, et kas veinil või veinil ja õlul või veinil ja kokteilil, kas üldse on alkoholiliikidel vahet ja milline siis ikkagi nii-öelda küpses eas naisele on kõige paslikum alkohol, kui ta tahab natukene vahel alkoholi tarbida? Ja tervist, et no ma ei tea, kas ma päris ekspert olen, aga ma olen tõesti sellel teemal palju ka kirjutanud erinevates väljaannetes ja olles ise tegelikult suur veinisõber, siis ja juues võib-olla küllaltki nii sihipäraselt ja maitstes erinevaid veine, eelkõige mitte seetõttu, et alati nagu purju jääda, vaid seepärast, et saada uut kogemust. Ma arvan, et esiteks, et see teema on väga aktuaalne, sest et tõepoolest on ju teada, et see alkoholi tarvitamine on nagu probleemiks, aga selle alkoholiga, kui Eesti konteksti vaadata, siis on ju ka nii, et kas seal taga on alati vein või seal on nagu hoopiski kangemad joogid, et tihtipeale, kui statistikat vaadatakse, siis me vaatame ikkagi nii-öelda nagu absoluutse alkoholi numbreid ja need on Eesti mõttes ju päris kõrged. Eesti on selles mõttes ikkagi probleemne koht, siis ma arvan, et see veini joomise kultuur on võib-olla siin viimase 10 aasta jooksul võib-olla nagu muutunud nagu paremaks, et paljud jõid ju tegelikult enam-vähem ikkagi seda, mida arvasid olevat või kätte said või tihtipeale olid magusad veinid ja noh, ütleme, et kõik see mulli joomine ja mulli nautlemine on ju tulnud ikkagi Eestisse nagu
nagu viimastel aegadel. Aga mida see ikkagi tähendab paremaks, et kui sa lähed reede õhtul näiteks Selverisse veinileti juurde, siis sa näed, et esmalt on ikkagi ära ostetud need kõige odavamad, mille hind on lastud sinna 5-6 euro peale. Ma arvan, et see ongi suuresti see seltskond, kes tegelikult tarvitab ka üle või siis on need inimesed nagu nooremad, et meil on ju olemas Eestis ju väga häid nii-öelda veinibutiike, kus tegelikult saab ju väga kvaliteetset ja loomulikult selle kvaliteedi määrab ka hind, et me kindlasti supermarketitest ostetud veinid on oluliselt nii-öelda tagasihoidlikuma kvaliteediga, mitte kõik, aga siiski, et kui sa nagu hakkad sealt, minu käest on ka küsitud, kui veinisõbra käest, et missugusest hinnaklassist sa ülespoole nii-öelda hakkad üldse veini vaatama, siis ma laiast laastus ikkagi suurt alla 16, 17, 18 eurot pudel kunagi nagu ei vaata. Aga miks? Mis see vahe siis on? Kas seal on ka vahe meie tervisele? Kas mul pea siis järgmisel päeval ei valuta, kui ma joon seda 30 eurost veini? Jah, kindlasti on seal tervisele vahet, et aga see alkoholi ja veini ja see üldse see peavalu teema võib-olla ei ole alati üks ühele seotud sellest, kas see on nüüd 5 eurone või 8, me kõik oleme käinud Prantsusmaal, Itaalias ja joome seal neid 5, 6, 8 euroseid veine, eks ju, mille hind tegelikult siin seoses alkoholi aktsiisiga ja transpordiga tulebki teinekord sinna 14, 16, 17 euro juurde, eks ju, mis sellel maal on nii-öelda nagu 5 eurone vein, aga seda on uuritud, et näiteks veini peavalu, et see on kahest asjast, et on nendest keemilistest ühenditest, hästi palju aega on ju pööratud tähelepanu sulfititele, et kuidas, et see sulfit on ju siis see, mis selle veini nii-öelda suudab meile enam-vähem maitsvaks teha ja suudab teda ka hoida selles pudelis, et ta nagu kohe nii-öelda käest ära ei lähe. Ja teine asi, mis on histamiin, et histamiin on väga tugev niisugune veresoonte laiendaja ja mõned tunnevad ju, et võtavad seal klaasi veini ja siis lähevad kohe üle näost punaseks, et see on selline punase veini ka eriti seostatud, vähem võib-olla valge veiniga seostatud, et punase veini nii-öelda peavalu on kohe eraldi peavalude rahvusvahelises klassifikatsioonis, et võtad klaasi veini ja 15 minuti pärast on sul tugev peavalu ja tugev näopunetus, aga see teine pool on ikkagi kogused. Teame, et ühed inimesed taluvad rohkem, teised inimesed vähem, et see on nii-öelda looduse poolt meile antud alkoholi lõhustava ensüümi aktiivsus, et naistel on tavaliselt see ensüüm nagu nõrgem kui meestel, mehed taluvad seda alkoholi koguseid rohkem, aga seal on ka probleem selles, et missugused on näiteks meie kehakoostised, et naiste kehakoostis on niisugune, et naiste kehas on rasva veidi rohkem kui meeste kehas ja vett on siis nii-öelda nagu vähem ja see tähendab seda, et tekib olukord, kus alkohol tegelikult imendub vees. Ja kui nüüd naine tarvitab alkoholi ja tarvitab rohkem alkoholi, siis ta jääb ka kergemini purju. Nii et seal on nagu mitmeid komponente, nii et mitte ainult alati ei sõltu kehakaalust, vaid see sõltub sellest kehakoostisest. See rasva ja vee vaheline protsent võib-olla on ainult seal 5% on see vahe, aga ta on piisav sellest, et need mõjud nagu tuleks ja ütleme, et kui sul seda ensüümi ei ole, eks sul tekib nii-öelda seda atseetaldehüüdi, mis on see kõige põhilisem probleemne aine sellest alkoholist, et kui see keha lagundab nii-öelda seda sul mitte ebapiisavalt ja see atseetaldehüüdi kuhjumine nagu tõuseb, siis selle tulemusena tekib olukord, kus tekibki rohkem peavalu, tekib võib-olla rohkem sellist peale veini joomiseni just väsimust, ka seda, et mõni ütleb, et ma ei saagi rohkem veini juua, ma olen kohe ühest klaasist väga väsinud, et see tekitab minust nagu sellist unisust. Aga ma tahtsin korraks siit selle veini hinna juurde küsida veel seda, et kas kallimas veinis on mingid teistsugused sulfitid sees
või see nii-öelda sulfitite kasutus on ikkagi ka kallites veinides sarnane odava veiniga? Ikkagi on vähem sulfitite hulk on nagu vähem, et see veini tootmine, et väga paljud neist on täna sellised biodünaamilised või sellised orgaanilised veinid, kus juba tootmisprotsess on nagu teine ja pannaksegi nagu vähem neid sulfiteid nagu sisse ja minu enda kogemuski ütleb, et ma võin nagu öelda, mitte nüüd ütleme siin avalikult, aga on teatud ka veinibutiigid, kus ühtede veinide tarbimisel sul kunagi peavalu ei teki, aga teisel tekib sul 1-2 klaasist, et see on kindlasti seotud mitte nii-öelda selle veini enda, vaid ikkagi selle tehnoloogiaga, kuidas seda veini nagu konkreetselt tehakse. No sa võid meile salaja anda pärast selle nimekirja. aga vahuveinid, et ma olen kuulnud ka, mina näiteks vahuveini ei talu enam üldse eriti, aga ma olen kuulnud ka, kus naised ütlevad, et okei, sain eile juua seda jube kallist vahuveini, aga nüüd mu pea valutab, et mingi odavaga ei valuta üldsegi. Mis sa selle peale ütled? No ma ei oska kommenteerida, mis see maru kallis on, aga üldiselt on niimoodi, et selle peavaluga on ka ju see lugu veel, et kui me võtame näiteks šampanja ja võtame näiteks kas brut šampanja või siis võtame näiteks serodosaaž šampanja, ütleme üks serodosaaž on siis selline, kus on nagu ainult nii-öelda loomulik suhkur. Paljudele ta võib-olla ei maitsegi, sellepärast, et ta on nagu liiga kuiv, aga selle tarbimisel on kindlasti peavalu on väga minimaalne, et või peaaegu et üldse, sest et seal on ainult minimaalselt suhkrut 0-3 grammi liitri kohta. Nüüd, kui me võtame brutšampanja, siis seal on juba rohkem, seal võib olla kindlasti on vähemalt 7 grammi või isegi 11 grammi ja siis sealt nii-öelda nagu edasi. Nüüd, kui me võtame tavalise vahuveini, mis on ka nagu toodetud võib-olla siis traditsioonilisel šampanja meetodil, siis seal on ikkagi suhkur, nii et tegelikult need proseccod enamasti, et võivad olla sellised, mis on suurema riskiga alati peavallu tekkimisel. Aga kindlasti võib olla inimesi erinevaid ja võib olla nii, et selles konkreetses joogis oli veel midagi, mis sellele konkreetsele inimesele ei sobinud. Aga kui nüüd mõelda sellist küpses eas naist, nagu meie, ma olen kuulnud sellist asja, et siis on jube hea lahendus õlu. Sest õlus on B-vitamiini ja seal on kõik head ained, et tuleks vahetada vein õlu vastu. Kas see vastab tõele? Või ikkagi õlus on ju ka alkohol? Jaa, õlles on tõepoolest väga palju positiivseid aineid, et kui me veinis räägime sellistest ainetest nagu polüfenoolid ja resveratrooli. Et siis õlles on teised ained, et näiteks üks sellistest kõvadest tegijatest õlles on xanohumool, mis on põhiliselt IPA-tüüpi õlledes. Ja et kui üldse vaadata nagu B-vitamiini kontsentratsioone, siis IPA on see, mis on tegelikult kõige tervislikum õlu, kui üldse rääkida alkoholi tervislikkusest, eks ju, et ütleme seal porter või laagertüüpi õlu, et nendes on neid sobivaid B-vitamiine kombinatsioone nagu vähem. Aga kines ja sellised tummised? Ka on tegelikult päris palju seda B-vitamiini, et üldse siis, et porter tüüpi õlled on ka ja sellised, et võivad olla, aga seal on lihtsalt see küsimus, et väga paljud neist on ka rohkem alkoholika, nii et seda tasub nagu isegi mainida, et need alkoholivabad veinid, aga alkoholivabad õlled on tegelikult läinud ikkagi viimase 3 aasta jooksul minu arust oluliselt paremaks, et võib-olla veiniga on, et nad ikkagi lööb see niisugune lihtsalt selline viinamarja mahla mekk lööb nagu läbi, et see alkohol annab talle ikkagi mingid teatud sellise nüansirikkuse, aga ma ütleks selliseid häid alkoholivabasid õllesid on päris palju tekkinud turule, mis on iseenesest
kui sa tahad nagu seda maitset, siis no miks mitte seda tarbida. Aga räägime nüüd ikkagi sellest, et kuna meie podcasti nimi on Rokkidest 100 ja kui mulle ikkagi meeldib, ütleme seal mitu korda nädalas söögi kõrvale klaas veini juua, nädalavahetusel muid kokteile või rohkem veini, kas siis on võimalik tervena rokkida 100? See on nüüd küll väga selline tõsine küsimus, et esimene asi minu arust tähtis ei ole see, et me 100 nagu elaksime, vaid meil on tähtis see, et me võimalikult kaua elaksime nii-öelda tervena. See on oluline. Jah, see on oluline sellepärast, et Eestis on see number 58 või 59. Siis hakkavad probleemid ja me peame nagu seda 58 eluaasta juures hakkavad probleemid. Ja. Et sa oled nagu, et Eestis keskmine tervena elatud aeg on 58 aastat. See on ikka vähe ju. Muidugi vähe. Väga vähe. Ja et kui sa võtad, et Prantsusmaal on, Itaalias on see üle 70. Inimesed tervikuna elavad, eks ju, kauem. Et me peame nagu selle poole püüdlema, et inimesed oleksid sellest 58-st ikkagi kauem nagu terved, et kuidas sa suudad olla, sest et midagi ei ole öelda, vanus on kõige suurem risk ajuhaiguste tekkimiseks, ütleme selliste kas või selliste mäluhäirete tekkimiseks nagu Alzheimeri tõbi, et ma ei tea, kas see peab olema meie eesmärk elada 100 aastani hooldekodus ja olla ikkagi nii-öelda nagu täisjuhme. Ei, vastupidi, meie eesmärk on tervena. Aga ma toongi nüüd näitena, et on olemas niisugune seltskond, mida ka teaduses näiteks väga aktiivselt uuritakse, on superagerid. Need superagerid on siis sellised inimesed, kes elavadki enam-vähem sinna 100 aastani, aga nemad on oma näiteks mälu poolest umbes 20-30 aastat noorematega võrdsed. Ehk siis nemad on 100-sed, aga nende mälud on nagu 70 aastas omad. Ja näiteks üks selline legendaarsemaid, kelle vereanalüüsid ta tõi selle nii-öelda nagu avalikuks, et on kuulus Itaalia ajuteadlane Rita Levi-Montalcini, kes elas 104 aastani ja veel 2 nädalat enne oma surma käis tööl. Ja tema analüüsid olid siis niisugused, et need olid nagu praktiliselt terve inimese analüüsid. Et seal ei olnud mingeid muutusi. Et seal oli kolesterooli peegel oli kõik korras ja tema oli üks nendest inimestest, kes avalikult ütles, et tema joob iga päev klaasi veini, aga 1 klaasi. Meil on tihti peale, et kui ütleme, et vanemad on võib-olla suhteliselt elanud läbi oma kodude niisuguses teadmises, et alkoholi tarvitakse ainult sünnipäevadel, aga nüüd nad näevad, et kodus toiduga juuakse nagu iga päev terrassil klaas või 2, eks ju, veini. Ja tekib kohe vanematel kahtlus, et kas lastest on saanud alkohoolikud. Ja kui sa võtad nüüd selle sama kultuuri ja see oli sama teema nagu Vahemeremaadesse, siis sa näed, et kuidas seal on nii-öelda see elunorm, sest et see klaas alkohol on tegelikult toidu osa. Ja kui jälle tulla ja vaadata prantslasi, siis prantslaste puhul on ju niimoodi, et nemad üldiselt ei libastu naljalt, et nendel ongi see, et teinekord isegi suve või ütleme näiteks lõunapausi ajal, ta paneb nagu vett sellesse klaasi veini veel juurde selleks, et ta tahab seda veini maitset ja tema eesmärk ei ole mitte ennast purju juua. Et see purju joomise teema on, ma arvan, Eestis nagu suurem, et mul on nagu raske või ma ei tea, ma olen üksi või ma olen õnnetu, eks, et siis ma võtan selle pudeli veini ja joon selle nagu ära. Ma arvan, et see on vale. Ja sealt ei tule mitte mingisugust, sest et midagi ei ole teha, alkohol on tervikuna ikkagi nagu mürk, väga tugev mürk. Ja nagu ma ütlesin, naiste puhul on see, et see alkoholi ensüüm, see aldehüüd dehydrogenaas on nõrgem lihtsalt.
ja vanusega see nõrkus, selle ensüümi nõrkus nagu kasvab ja see ongi see seletus, miks pärast ütlevad näiteks seal võib-olla 50+ inimesed, et aga ka mehed, aga meestel võib-olla vähem, sest meestel on ta lihtsalt nii-öelda nagu looduslikult tugevam, et ei kanna nii palju kui varasemalt. Ja kuigi viimased, ütleme sellised teaduslikud uuringud on näidanud, et näiteks kui me muidu ütleme, et naised 1 klaas veini päevas, mehed 2 klaasi veini päevas, et nädalas siis 7 klaasi naistele ja 14 klaasi meestele, et seda peetakse mõõdukaks tarbimiseks, et see ei ole nagu üleliigne tarbimine, siis Eestis tekib see probleem, et juuakse lihtsalt üle. Ja see ongi see sama teema, et kui sa oled selle veinipudeli avanud ja oled selle 1 klaasi täitnud ja jood selle klaasi suhteliselt kiiresti ära, siis tekib ahvatlus võtta teine klaas ja siis on ju vaatad, et sinna pudelisse pole midagi jäänud ja niimoodi see tegelikult see pudel nagu tühjaks saab. Aga kas see, kui sa mainisid ennem, et eestlased 58 umbes siis hakkab meil see tervislik koha pealt nii-öelda allakäik, kas see on ka võib-olla põhjustatud sellest, et me lihtsalt joome liiga palju? Ma ei oleks nii absoluutne, ma arvan, et joomisel on probleemiks ka, sinna me ju arvestame ka kõikvõimalikke traumasid. Ehk siis alkoholil on ikkagi väga suur potentsiaal traumade tekkimiseks. Ja see on nagu, see on kõik nagu sisse arvestatud, et see ei ole nagu mõeldud nii, et nüüd 58-aastaselt me kõik me saame endale mingid suured tõsised haigused. See tähendab seda, et kui kõik see võetakse elanikkonna peale kokku, siis me leiame, et 58-aastaselt inimestel ja sealt ülespoole on rohkem suuri terviseprobleeme kui näiteks, ma ei tea, 45-aastasel inimesel. Kas neid annab ära hoida, kui me ei tarbi alkoholi? Ma arvan, et annab. Ma arvan, et annab, et erkige nooremate inimeste puhul, kus see traumateema nagu tuleb rohkem mängu ja alkoholi puhul, ütleme selle veini puhul, on keegi tegelikult täna ei eita seda ka väga rangetes teadusajakirjades, kus see teema on nagu eriti südametervise mõistes, et punasel veinil on kasulikud toime, punasel veinil. On siis ikkagi, öeldakse, et on, siis ma jälle loen, et ei ole, see on samasugune paha alkohol. Seal on nagu küsimus, kuidas see uuring on nagu tehtud. Ja etteruttavalt, et eelmisel aastal Eesti teadusagentuur andis suure 2,5 miljonilise grandi uurimaks 55 kuni 80 mehi-naisi, alkohol ja terviserisk. Ja see on esimene uuring, mille pealt loodetakse saada vastus nendele küsimustele, kas on veinil positiivseid toimeid või mitte. Aga kas siin ikkagi mõjutab ka kuidagi see kliima meid? Et kui see Itaalia teadlane elas 104-ni ja jõi igal päeval, eks ju, klaasi head punast veini, kas ikkagi see lõunamaa kliima ja põhjamaa kliima, kas meie keha koostis või on erinev või ei ole? Ei, see ei ole erinev, et me ikka oleme kõik nii-öelda nagu eurooplased siin. Okay. Aga küsimus on eelkõige ikkagi distsipliinis. Et see distsipliini küsimus, see on kultuuri küsimus, et meil on nagu see, et nagu ei või ja siis tekib võimalus ja siis on nagu tarvitame nagu üle. Et me ei suuda nagu seda piiri panna, et see on meie nagu see probleem, et see on ju meie siin lähinaabritega täpselt samamoodi ja üle mere soomlastega, et lätlaste, leedulastega me oleme nii nagu võrdsed. Ikkagi on see küsimus nendes kogustes ja see niisugune see ülejoomise küsimus on Eestis nagu oluliselt nagu suurem probleem. No ja üha rohkem räägitakse ka sellest, et Eesti naised joovad väga palju ja joovad ennast surnuks, ka need Eesti naiste siis surmade arv alkoholi tõttu on tõusnud. Et kui palju siis lubatud juua, ma saan aru, parem on üldse mitte on ju ilmselt, aga kui palju siis võib juua, et see ei hakkaks minu tervisele? Oota, mina ütleks niimoodi, kas ikkagi on parem mitte üldse? Kas tal ei ole ka seda stressimaandus
aspekti, et ikkagi mõõdukus on parem kui mitte üldse või kuidas sellega on? Sellised nagu statuudid või sellised väljaütlemised on ju ka tulnud sellest, et kui sa ütled inimestele, et nulltolerants, siis eeldatakse, et inimesed tegelikult sellest peavad kinni, et kui sa hakkad inimestele ütlema, et natuke ikka võib, siis inimene tegelikult psühholoogiline olevus, ta ikkagi siis enda jaoks defineeribki, mis see natuke on. Ja kui sul on nagu distsipliini vähem, siis sa tegelikult võid väga kergesti libastuda, ehk siis tekib ka see sõltuvuse probleem ja naistel on kahtlemata sõltuvus nagu suurem. Nagu ma korraks ütlesin, südametervise jaoks on küllalt veenvalt näidatud, et on nii-öelda positiivsed toimed, aga on teine suur probleem ja eriti puudutab see just ka naisi, on vähk ja rinnavähk. Ka mina tean Eestis väga palju neid naisi, kes on aktiivsed veinimaailmas ja kellel on olnud siin lähiajal rinnavähk. Et see on üks suuremaid probleeme, et mis nagu seda alkoholi tarbimise mõttes nagu tuleb silmas pidada. Et üks on see, et sa purjetad hästi 100, aga teine on see, et ja võidki purjetada ja võibki olla nii, et sa oled nagu sellises, võib-olla mõnikord võtad selle 2 klaasi ja siis homme-ülehomme jälle ei võta, eks ju, ja nädala keskmine tulebki võib-olla 5-6 nagu ära ja nii ongi, eks ju. Aga ja järgmisel nädalal võib-olla ei võta üldse mingil põhjusel aga rinnavähk on nagu see ja tervikuna siis soolevähk. Et need on nagu need 2 asja, mis on nagu suured probleemid ja me praegu ei ole siin rääkinud nagu maksakahjustusest, eks ju, et see maksaprobleem on nagu ikkagi liigtarbimise pool suuresti, et aga maksaprobleemid on ka teised, et liialt palju suhkrut ja alati ei pea olema nii-öelda nagu see alkohoolne maksakahjustus, vaid võib-olla ka mitte alkohoolne maksakahjustus, mis on liialt palju suhkrusöömisest, nii et ma ei ole ka siin selleks, et nüüd inimesi hirmutada, eks ju. Aga et kui nagu tahta tervislikult elada ja mõelda, et mida ma saan oma tervise jaoks teha, siis see on kindlasti üks asi, et vähem juua selleks, et vähki ei tekiks. Kuidas ta vähki põhjustab? Just seda rinnavähki ja soolevähki? Sellepärast, et ta on toksiline aine. Ta on kantserogeenne aine ja kui sa tead veel, ütleme tänapäeval juba määratakse, ütleme sellised nagu rinnavähi riskid, et on olemas teatud riskigeenid, siis niisugustel puhkudel tuleb eriti olla selles osas nagu tähelepanelik. Kuna ma olen elanud ka Lõuna-Euroopas ja selle nii-öelda selle kultuurse alkoholi tarbimisega ja toidukultuuriga kokku puutunud, siis mul on endal see tunne, et seal on sellel alkoholil märksa laiem tähendus, et ta on nagu ühe rituaali osa ja ta ongi selle lõõgastuse rituaali osa. Ja tihtilugu, nagu me tõime välja, eks, et siin eestlased ja Eesti naised joovad nii-öelda kurvastusest, aga seal see on osa seltskondlikust rituaalist, eks ju, koos olemisest, ühise toidulaua jagamisest ja võib-olla siin on nagu see nii-öelda see X-faktor sellega seotud, et miks nendel see ei põhjusta nii palju tervisehädasi, sest et nad selle käigus lõõgastuvad ja nendel on see sotsiaalsus ja nendel on see hea toidu, kvaliteetse toidu nautimine, mis omakorda võtab ju kõik need stressi ja nii-öelda probleemid maha ja tekitavad neid häid endorfiine ja häid hormoone. Et ilmselt seda peab siis ei tule vähki, kui iga päev jood? Ei, selles mõttes, et miks ta seal kultuuris võib toimida teistmoodi kui meie kultuuris, et ma hakkasin ise lihtsalt see jutu käigus mõtlema, et see võib olla ka sellepärast, et ta on osa lõõgastusrituaalist. No mina mõtlen jälle, et joomine on ju joomine ju, mis vahet seal on, kas see või kuidas on doktor Toomsoo? Väga suur vahe. Ja, ütleme, et see ikkagi tähendab, et seal juuakse iga päev, aga juuakse vähe. Et see on nagu see kogu sellised juuakse nagu vähe, et ma ütlen, et eelkord, et see on nagu see teema, et kas see toit, et suudetakse nagu piiri panna. Et ega siin on ka Euroopas ja Ameerikas on näiteks, et Ameerika ütlebki, et 0. Euroopa palju veinimaid, kõikidel on omad huvid, ütlebki 7 ja 14. Ja siin oli üks väike vahest selline statuut oli Euroopa kardioloogide
seltsis, kus ka nagu püüti selgeks teha seda, et ikkagi me ei tohiks seda nii-öelda nagu anda arstidena inimestele mingeid numbrilisi soovitusi, et see on nagu ohutu või midagi niisugust, aga see ei jõudnud kuhugi, sellepärast et kõik on inimesed, kõik teavad, et sul nagu nii see ei toimi, et las siis olla nagu see mingisugune number, mis meile täna, mis defineerib, et me oleme mõõdukad või vähesed alkoholitarbijad, me räägime veinist, mis on siis naiste puhul 7 nädalas ja meeste puhul 14 ja täpselt, kui ma olen nüüd naine, on ju, ja kes kuulab seda episoodi praegu, kas ma siis saan nüüd õigesti aru, et kui ma joon iga päev 1 klaasi veini, siis ma ei sea oma tervist ohtu? Jah, tänase seisuga on see nii, et selle tõestuseks ka oli eelmise aasta lõpus oli hispaanlastel tehtud üks väga vahva uuring ja seda ka nagu väga heas ajakirjas publitseeriti ühes Euroopa kardioloogia ajakirjas, kus esimest korda siis vaadati nii-öelda ühte bioloogilist markerit südame tervise osas. Kogu aeg on, eks ju, räägitud, et see on ka punane vein on see, mis on nagu tervislik ja valges veinis midagi nagu ei ole. Et siis see oli esimene uuring, mis näitas, et ka valge veini joojatel tegelikult, see on Hispaanias tehtud uuring, olid siiski need nii-öelda kaitsvad faktorid nagu olemas, nii et minu selline üldine, et mulle ei meeldi keelamised, et ma olen üks seda meeld, et ma arvan, et inimesed peavad nagu suutma ise enda jaoks nagu õiged asjad välja selekteerida ja arstide teadlastena me peame nagu lihtsalt aitama sellel teel nii-öelda nagu oma aju nii-öelda nagu valgustatuna hoida, et hetkeseis on see, et 7 ja 14. Kas see käib ainult lahja alkoholi kohta või sinna? See käib veini kohta. Aga nüüd, kui meeldib võtta džinni kokteili, kuidas siis on? See on kange alkohol ja kindlasti on see, ei ole see enam, ei kehti need reeglid, mis on nagu veini puhul. Ja džinnil on ju omamoodi, seal on suhkur ja palju muid, eks ju, komponente nagu veel, see on kange alkohol, et see ei ole päris üks ühele ülekantav, nii nagu see on vein. Minule näiteks talvel külma ilmaga meeldib pits konjakit. Absoluutselt. Kuidas sellega on? Väga hästi. Väga hästi või? Palju ma võin seda, mitu pitsi ma võin võtta nädalas? Üldiselt seal arvestatakse selleks kui sa võtad ühe veini, näiteks klaas on, see on ka nagu huvitav, et kui palju siis on, eks ju, et mõistlik, meil on siin mõistlikult, eks ju, valatud, et oma klaasidesse, ehk siis see on umbes 125 milliliitrit, loetakse nagu selleks üheks, eks ju, kui te olete käinud, eks ju, Lääne-Euroopas, vaatan, seal on võivad ollagi niisugused ka väiksemad klaasid. Seal ei ole päris sellist ühtset konsensust, aga üldiselt on öeldud, et see üks klaas ongi 125 milliliitrit. Okay. Et see üks klaas on 125, et nüüd on, kuidas siis keegi seda klaasi tõlgendab, eks ju, et keegi valab nii-öelda nagu täis ja ütleb, et see on minu 125. Ja arst ütles, et see üks klaas, eks ju. Et tegelikult on see üks klaas 125 milliliitrit ja seda on ju tegelikult vähe. Jah, on küll vähe. Ja, et seda tegelikult on nagu vähe. Ja veinimaailmas on ju veel, et kõik teavad, eks ju, kliima soojeneb, et kliima soojenemisega ka veini alkoholisisaldus läheb kõrgemaks, sellepärast, et marjad on rohkem suhkrusemad. Käärimisprotsess on nagu intensiivsem, siis tegelikult ikkagi uus selline paradigma muutus on see, et tegijad ise tahavad teha madalama alkoholi sisaldusega veine. Ja miks? Väga pikalt arvati, et kange alkohol või ütleme tummisemad veinid, võtame seal tume jälle näiteks jõulud, kamina ees, Amarone, vapustavalt tore, aga ikkagi peaaegu, et seal 14,5–15% on alkoholisisaldus, kange vein. Ja seda on uuritud teaduses, väga ägedad uuringud on olnud, kus on tehtud katsed inimestega ja vaadatud funktsionaalsete MRT uuringutega aju, et mis toimub, et tegelikult nende madalama alkoholisisaldusega veinide puhul inimene saab rohkem rahuldust
kui nende kangete veinidega. Ja seda on hakanud ka veinitootjad nii-öelda arendama. Et ka veinimaailm tegelikult liigub selles suunas, et nende veinid ei oleks nii alkohoolsed ja mina veinisõbrana, mulle ei meeldi alkohol selles mõttes, et see alkohol, kui ma tajun alkoholi näiteks nagu veinis. Et mulle meeldib tegelikult otsida seal neid muid nüansse, et kuna ma olen lõpetanud ka Eesti sommeliede kooli, siis mul on nagu see niisugune otsimise vaim sellest, et aga ma arvan, et väga paljud, kes nagu joovad, nad sellele üldse nagu tähelepanu ei pööra, et meie puhul on kodus ka ikka tihti nii, et me nagu võib-olla isegi järgmisel päeval või ülejärgmisel päeval enam seda veini ei joo, võtame järgmise veini, sest me oleme aju on saanud ühe mälestuse sellest veinist kätte ja siis ma liigun järgmise veini juurde, et need mõtted on hoopis teised. Ja mis te selle järel jäänud pudeliga kas läheb toiduks? Jah, enamasti toiduks läheb. No. Mina tahaks ikka küsida veel selle konjaki kohta, et see on ju vana legendaarne, et väike pisikene pits südame terviseks ja minu vanaema oli selline, kes ka ikkagi ütles, et pisikene pits ja ta oli ka väga kehv alkoholijooja, aga see väike pits konjakit tal oli, et kas selles on tõetera sees või see on ikkagi vana müüt? Ja eks seal on nagu tõetera sees, aga ka sõltub, konjak on ju ka nagu teistest marjadest tehtud, et nende marjade nii-öelda kasulike ainete osakaal on väga kõrge, et mul siin hiljaaegu mingi 6 aega tagasi käis üks 102-aastane mees käis oma 79-aastase tütrega käis vastuvõtul. Nii et see oli päris muljet avaldav ja kui ma küsisin, et kuidas te olete nüüd sinna 102-ni jõudnud, ta ütles, et teate, mina umbes 50. eluaastast hakkasin iga õhtu võtma väikse pitsi konjakit. No võt! No nii, siin ongi siis tervise väike nipp. Aga ma tahaks kiiresti veel rääkida ikkagi ajust, et räägi lihtsalt ja selgelt ära inimesele, mida see alkohol meie ajuga teeb? No esimene asi, mis ta ajuga teeb, ütleme, kui me räägime nagu selles mõttes, et mis ta nagu siis teeb, kui me nüüd veini joome, et me joome näiteks, ma ei tea, 2 klaasi ja võib-olla läheb juba 3. klaas, eks. Kõigepealt on see, et aju on üldiselt väga hästi kaitstud organ. Selleks on tal olemas hematoentsefaalne barjäär või ehk siis see aju-vere barjäär. Sinna ei lähe läbi kõik antibiootikumid, sinna ei lähe paljud viirused, eks ju, et köhid küll, aga need viirused läbi selle aju-vere barjääri ei jõua, eks ju, et ka see tegelikult seesama COVID oli selline, et ta ei olnud suuteline minema, et kui oleks olnud meil nii palju, võib-olla, ma ei tea, meningiite, entsefaliite, et see oleks olnud nagu ikkagi tohutu katastroof, sest need haigused ei parane nii hästi kui need, mis see COVID põhjustas. See on esimene asi. Nüüd teine asi on see, et kui me ikkagi joome, siis alkoholil on see toime aju-vere barjääri sealt läbi minna. Ja kui sellest esimesest klaasist sinna nagu palju ei jõua, siis teisest klaasist juba hakkab jõudma. Esimene asi, mis tekib, on see, et tasakaal muutub viletsaks. Ja tasakaal muutub viletsaks sellepärast, et kui võtta nagu aju, võtame näiteks otsmiku aju ja võtame, ma ei tea, uimusagara ja kiirusagara ja kuklasagara ja siis võtame väikese aju, siis see väike aju on väga tundlik alkoholile ja see on see põhipõhjus, miks tegelikult inimesed hakkavad, tasakaal läheb käest ära, kus ma nüüd siin niimoodi tuigun ja ei saa nagu. Ja see on ka üks põhjus, miks tegelikult pikaaegsel tarvitamisel alkohol kõige enam hakkab kohe nagu mõjutama, ongi tasakaal. Tasakaaluhäired on need, mis ja see väike aju kahjustus on põhiline, mis alkoholi poolt nagu tekitatakse. Suuraju on paremini kaitstud, aga on ju teada, et suuraju puhul aju koore osas, et see väga pikalt, väga kanget alkoholi tarvitades hakkab isiksus lamenema. Inimene muutub, nii-öelda alkohoolik muutub nagu lamedaks, sest et ta võtab ära
nii-öelda nagu lülitab välja otsmikusagar. Otsmikusagar kontrollib kõiki meie tegevusi, eks, et noh, et kui ma praegu vaatan, et te olete ilusad naised, ma ikkagi teile nii-öelda külge ei aja, aga kui ma olen siin ikkagi pudel veini, oleme siin ära joonud või isegi 2, siis võib juhtuda nii, et me kõik kolmekesi nii-öelda kaotame pea ja ei tea, mis tegema hakkame. See on see julguse võtmine meeste puhul. See on see julguse võtmine, aga see puudutab ka seda, et väga paljud ütlevad näiteks, et noh, et võtsin näiteks seal, noh, et mul sõbrannaga on näiteks probleemid, et ma jälle saan aru, et ta on purjus, ja siis ta kukub helistama, eks ju, ta kaotab ära igasuguse kontrolli, ei vaata ta kella, et kell on juba, eks ju, 10:30 on ja et ja jälle helistab, eks ju, ma jälle tean, et ta on nüüd et see on see, miks pärast see nii-öelda otsmikusagar lülitatakse välja, ehk siis hakkab kontrollimehhanismid kaotavad nagu oma kehtivuse. Kui inimene nüüd on nagu püsivalt aastakümneid sellega tegelenud, siis ta muutubki niisuguseks lamedaks, siis tekivad käitumuslikud häired, tekivad kõiksugused probleemid sellega, et mälu hakkab kannatama ja võib tulla dementsus, Alzheimer, nii edasi. Absoluutselt, jah. Et alkohoolne entsefalopaatia, see on põhiline see, kus on nagu mälu on nagu pihta saanud ja seda me näeme siis juba kompuuteruuringutel ja noh, teine osa, mis kindlasti veel on see, et perifeersed närvid on, et nagu me siin rääkisime, et alkohol on toksiline ja naiste puhul võib-olla isegi mingisuguses hetkes tuleb see nagu rohkem esile. Meeste puhul ka, aga naiste puhul eriti on polüneuropaatia. Sa oled joonud ära oma nii-öelda nagu perifeersed närvid, põhiliselt siis jalanärvid. Ja see on nagu kõik seda tüüpi kahjustus, mis on nii-öelda nagu sügaval, et kui sa nagu mõtled, et võtad näiteks pastaka ja pastakal on nii-öelda ümbris ja pastakal on tina, et siis alkohol ründab tegelikult kohe seda tina osa. Et tema ei ole see, kes seal nii-öelda nagu ümber midagi toimetab, et tema läheb kohe otse sinna ja see on ka muidugi küsimus, et on ju inimesi, kes on nagu eluaeg joonud ja mitte midagi ei ole. Just. Et pole mingit probleemi, eks ju. Ei ole maksaga probleemi, ei ole nagu pankrasega probleemi, ei ole nagu ajuga probleemi, ei ole nagu närvidega probleemi ja siis võib tunduda, et aga miks siis minul peaks see probleem nagu tekkima, eks ju. Aga need on väga üksikud ja see on nagu mõistatus, miks see nii on, et ju siis on selline geneetiline taust, mis ei lase nendel toksilistel ainetel niimoodi toimida või tekkida. Kui me siin alguses mainisime, et meie eas enam ei talu nii hästi alkoholi, et millest see on siis tingitud, et need peri- või siis menopausis naistel hakkab see alkoholi taluvus nagu kaduma? Östrogeenide taseme langus on otseselt seotud ka selle ensüümi aktiivsusega, millest me siin juba täna rääkisime, eks see alkoholi lagundava ensüümiga ja teine on see, et see ensüüm ise muutub vanusega nõrgemaks. Et need ongi need 2 põhilist põhjust. Me Kaidiga siin enne meie episoodi arutasime, et praegu on väga suuresti läinud moodi need igasugused mocktailid ja alkoholivabad joogid. Aga mina, kes ma olen väga tervislik toituja ja mina näiteks kunagi, kui ma ei soovi alkoholi juua, mida ma enamus ajalt ei soovi, siis ma alati eelistan vett. Nendes alkoholi nii-öelda asendusjookides on ju meeletus koguses suhkrut. Et mida sina ütleksid sellele naisterahvale, kes meid vaatab või meesterahvale, kes siis üritusel või igapäevaselt eelistab alkoholivaba jooki, aga mis on tegelikult väga palju rohkem suhkrurikas kui tavaline alkohol? Halb. Selgelt halb, sest suhkur on tegelikult üks suuremaid tervisevaenlasi. Seda on meil lihtsalt nii palju kõikjal ja sellest on nagu teada ja sellest on nagu räägitud, aga me ei saa midagi sinna parata, sest et meie toiduainetööstus, kõikvõimalik alkoholitööstus ja nii edasi on sellest läbi imbunud. Et see on meie elu osa, mida me saame teha, me saame seda lihtsalt ise piirata. Ja ma olen täiesti nõus, et see isegi naturaalne mahle on parem, kui on need mocktailid, aga vesi on nagu piisavalt hea.
et aga vett kindlasti tuleb juua ja meie rakud seda vajavad. Aga kui need mocktailid on suhkrut täis ja tõstavad ilmselgelt kehakaalu, siis ju tegelikult alkoholi negatiivne pool meie vanuses on ka see, et see ju tõstab ka kehakaalu ja naistel just seda nii-öelda kõhurasva hulka. Alkoholiga on see lugu, et kui sa vaatad nagu ühte klaasi näiteks valget veini või klaasi punast veini, ütleme sellises protsendis 13,5 näiteks seal, siis tegelikult ei anna rohkem kui üks latte kohvi. Aga mida teeb alkohol ja latte kohvi ei tee, on see, et alkohol tõstab söögiisu. Jaa, näksida tahad siis. Et miks ka näiteks prantslased, kui inglased, kui te olete hiljaaegu näiteks Londonis käinud, kui palju, London ei ole Inglismaa, aga ikkagi sa näed, eks ju, et mina olin täiesti ehmatunud, et seal nii palju ülekaalulisi inimesi on. Aga inglased armastavad näksida. See on see suur teema. Ja nad vaatavad, ma ei tea, jalgpalli, telekat ja muudkui jälle midagi võtavad. Prantslased, nendel on söögiajad ja seal söögiajal ka tarbitakse alkoholi, seal söögiajal süüakse, seal räägitakse, suheldakse ja mingid televiisorid ega näksimist kui niisugust nagu ei ole. Et see on see nii-öelda teatud mõttes see vahelduv paastumine või intermittent fasting, mis on tegelikult väga tervislik ja ka ajutervise jaoks ülioluline, sellepärast et hoida oma keha mingis ajas nagu näljas on tegelikult ülioluline ja seal on see alkoholi kalorsuse nagu teema. Sellepärast, et jah, et kui sa paned glükomeetri peale ja vaatad, et mis su veresuhkur teeb, kui sa ühe klaasi alkoholi, muidugi ta läheb ülesse, aga ta läheb kõikide asjadega ülesse. Jäätisega läheb ka ülesse, eks ju, et igasuguse toitumisega, ka rohelise salati söömisega läheb ülesse, see on loomulik meil. Aga küsimus on, et sa tahad alkoholi tarvitamisel lihtsalt rohkem süüa. Ja ei taha porgandit. Kindlasti. Taha midagi rahmu saada. Kindlasti mitte. Aga nüüd selle tänase jutu kokku, et see nüüd kokku võtta, kõlama jäi see, võib siis juua naised siis 7 ühikut, mehed 14 ühikut nädalas, 125 grammi lahjat alkoholi. Aga nüüd mul tekkis hoopis küsimus, kas ma pean selle jagama ära 7 päeva peale või ma võin selle laupäeval kõik 7 korda 125 korraga ära juua? Ei, seda on küsitud hästi palju, et see ongi sööst joomine ja see on halb. Korraga ei tohi palju juua. Et kui sa tahad libastuda, siis sa võid libastuda seal mõnel päeval näiteks seal võtadki näiteks laupäeval või reedel seal 2 klaasi. Aga siis pead teadma, et sul on vabad päevad nädala sees, sellepärast et 7 peab kokku tulema. Ja sellepärast ongi, et miks pärast öeldakse, et iga päev toidu kõrvale veini joomine, et see on nii-öelda ka nagu toitumise osa. Aga see ei ole see, et ma selle veini joomise nii-öelda nagu peidan ära oma kurbusesse ja tühja elusse. Mitte see. Et vein on ikka, nagu öeldakse, in vino veritas, eks ju, et see on seda tüüpi jook. Ehk siis ikkagi luua endale need helged rituaalid, kus vein on osa suhtlemisest, vein on osa heast kvaliteetsest toidust, vein on osa lõõgastumisest, kus sa tõesti naudid, naerad, tunned rõõmu elust. Et luua rohkem selliseid rituaale. Ja. Suurepärane. Suur tänu, doktor Toomsoo. No cheers, Kaidi. Nii nagu me ikkagi Toomase jutust saime teada, et vesi on ikkagi kõige parem jook. Nii et mitte miski ei takista ka meid erilisi tähtpäevi tähistamast ilusas pokaalis veega, sest et vesi on ju elueliksiir. Aga Toomase juttu täna kuulates, kuidas on, kas sul läks nagu vahuka isu päris ära või tahaksid ikkagi võtta vahel mõned klaasid? Tead, ma pigem nagu teeksin tunde järgi. Sest et kuna vahel, kui sul on mingi eriline õhtusöök, kus seal on võib-olla punast liha või teatud sellist, siis tegelikult minul tuleb ka punase veinisu. Aga niimoodi sõbrannade keskis ja vahel niimoodi jutustades, mulle tõesti meeldib see kremaant, teda natukene, mis ta on selline kergem, ta on õhulisem ja ta ei ole ka nii kange kui punane vein, et mulle ka see, nagu see veini kangus väga ei meeldi, et
nii et ei, mul ei läinud isu üle, pigem tõesti tihemini juua vett ja harvemini juua veini, ma arvan, et siis on kõik tasakaalus. No igal juhul ma olen päris kindel, et ma ka edaspidi panen siia veiniklaasiga veini Aga kui sina tundsid, et see episood kõnetas sind ja sa said siit palju nippe enda jaoks, kuidas tõesti nautida ka pokaalist head ja puhast vett, siis jaga seda episoodi oma sõbrannadega. Ja palun jälgi meid ka Facebookis ja Instagramis ning YouTube'is on siuke väike subscribe'i nupp, et ole hea, vajuta ka sinna, kui sa ei ole seda veel teinud ja Spotify's samamoodi, et see aitab ka meil järgmiseid episoode sinuni tuua. Aitäh!